on üks kaltsukast pärit jope, millele ma lõikasin teise kaltsukast pärit jope narmasteks külge. Et 2 jopest kokku tehtud üks. Et on mul selline pikki aastaid olnud selline projekti jope, millega ma olen igasuguseid trikke teinud. Kuna see on mul põhiliselt jopede ja vestide stange, siis see on üks mul, millega ma põhiliselt suvehooajal käin. Selle miinus on, et tal on väga vähe taskuid. Et tal on üks tasku. Võiks natuke rohkem olla, aga okei, siis tuleb mingi muu asi panna. Siis on siuke vest. Siis on selline vest. Tere Johan, ma tulen su riidid vaatama. Selle ma tikkisin, see on üks 4 tikitud särgist, mida ma olen teinud endale lihtsalt. See meenutab natukene pungilik võib-olla kui krungelik, ma ei oskagi, pigem krungelik. Ma istusin arvuti juures ja kuulasin audioraamatut ja siis niit ja lõngakera käes tikkisin seda. No esialgu ma joonistasin kriidiga lihtsalt need tähed peale ja siis tikkisin esimese joone ära ja siis hakkasin sinna ümber nagu laiendama seda. Nagu siin on nagu tegemata tegelikult, et see on pooleli. Ma ei ole seda edasi teinud, aga see töötab ka nii. Ja vaataks, mis Johanil seljas on, et pööra ennast ümber, tal on kirves siin. See on täitsa tavaline jope. Et kunstnahast mingi jope, mille ma sain kaltsukast mingisugune 2006-2007. Kuna ma töö käigus üritasin puid raiuda, lõhkusin ühe kirvetera ära. Siis ma mõtlesin, et mida ma selle katkise kirvega teen ja siis ma mõtlesin, et ma panen selle nalja pärast jope selja külge kinni. Ja kaua sul läks selle tegemine aega? Väljamõtlemine läks võib-olla mõni sekund ja siis teostamine läks võib-olla tund aega või midagi. Kõige kauem läks aega, kui ma kallasin selle värvi täis, et see värv kuivas mingi ööpäeva või midagi sellist. Ja siis sellises seisus on ta olnud 2007 aastast saadik, ma olen sellega linnas käinud ja mulle meeldib veel siuke pungilik. Ma olen seda enne ka selga proovinud, et see peaks sobima. Ma ei usu, et ma vahepeal juurde olen drastiliselt võtnud või midagi, et ma oleks vahepeal Kaido Höövelsoniks muutunud. Kui oleks nüüd üleni punk, siis oleks väga super. Ja ma peaks nagu mingid õigemad saapad juurde panema ja siis midagi. Et ma ei ole ise sellega mitte midagi muutnud. Muidugi see kaabu, millel on needid küljes, sellel ei olnudki. No tegelikult need ei ole needid. Need on tegelikult tehniliselt võttes on need poldid ja need väljaspool on mutrid. Ja kaabu, kus sa said? Kaabu ma sain Black Hati poest, et see asub vanalinnas. Tere, mina olen Ole Parmas. Ma tegelen harrastusnäitlemisega. Töötan Kadaka Selveris juurvilja osakonnas ja vahest pannakse transporttööliseks ka. Ja stiililt kannan glam rocki või siis punki. Mina olen Juhan, olen harrastusnäitleja ja maalikunstnik ja riietumisstiilis kasutan varieeruvat lähenemist, et ma ei tunna ühte kindlat stiili. Äkki ma panen need püksid? Pane. Või siis ma panen lühikesed saksa püksid. Mul on lühikesed nahkpüksid. Pane lühikesed nahkpüksid, palun. Mustad või pruunid? Pruunid. Okei. Nii. Aga mis peegeldav või olla? No ma paistan ise siit välja, vaata. No aga siis on ju seksikam kaader, kui sa peegeldad väikse prillides. No oota, näite korra. Saame neid ka proovida siis. No proovi neid musti neid. Need on erilised väikse prillid, neil on sees on tahavaate peegel. Et nendega näeb selja taha. Seda, kui palju mul riideesemeid kokku on, seda ma täpselt ei tea, ma ei ole neid lugenud üle. Suurustega pekki läinud on väga vähe. Et ma olen tellinud päris palju asju. Oi, mis püksid sul on? Ma tahaks ise endale selliseid. Teie poest saad? Ja kus sa selle maika said? Mr. Puhu poest tellisin. Ja kus sa seda kannud oled? Välja minnes ja õues. Ja kas sa kuskil rannapeol oled ka kannud neid? Ma ei ole siiamaani veel ühelegi rannapeole sattunud, aga võib minna küll. Läheksid nendega? Vabalt. Poodi läheksid ka nendega? Krossi poodi ainult. Ja ainult maika väel? Jaa, muidugi, loomulikult. Ja mis materjalis need püksid on sul?
nahast, need on lühikesed nahkpüksid. Mulle muidu lühikesed püksid ei ole kunagi meeldinud, välja arvatud siis need ja ühed veel, mis mul on. Aga need ei ole kauboipüksid? Ei ole, need on rohkem mingid saksa püksid või midagi. Teised on mul natuke teistsuguse mustriga ja siin sa näed ka, et see vöö on nagu kaasas. Et neil oli samamoodi oli vöö kaasas. See ei ole eraldi juurde pandud. Aga kui hästi tahta, siis võib seda saada juurde panna. Ja kus sa nendega käinud oled? Õues, väljas, vanalinnas, jalutamas igal pool. Johaniga kohtusin Võtetel, kus filmiti alkoholivaba õlle reklaamis, see Kadaka Selveri lähedal. Seda kohta enam ei ole, see lõuti maha. Sa räägid seda alkoholivaba õlle reklaami just nagu saaks praegu kõrini täis. Aga joomamehed olete kumbki või? Tema on... Mina olen õllesõber. Mina olen ka õllesõber, aga... Kui tihti? Iga päev. Horror veits. Et räägi, kus sa selle said? E-poest. See on siuke... Zombie ice cream on selle nimi. Ja nüüd vaataks seda särki ka. Mõnus suvine selline. Ja nüüd vaatame minu garderoobi ka. Sellega ma olin nüüd ka rikutud hing viiruses. Seda ma olen näinud ja siis ma olen sinu mütsi ka näinud. Selle sa kaotasid minu aeda millalgi ära. Ja Ilparakust ma sain selle Mötley pätsi ja ma olen käinud kas nüüd 4 või 5 kontserdil Soomes. Kolleeg ütles, et tal poeg ei kanna enam punkstiil, et punk on surnud. Et siis ta tõi mulle kilekotis igasugused riided ja siis see oli ka seal kilekotis. Ja siis sa oled näinud mind samas filmis Rikutud hinges, mul oli siuke asi seljas. Okei, mis asi see sul on, rinnahoidja või? See on nüüd võrksärk. Okei, natuke lühikese võitu on nagu. Ta oli normaalse suurusega, aga ma tahtsin pungilikumaks teha, siis ma lõikasin ta siukseks nabakaks. Ma olen väga suur Cobra Kai fänn ja ma olen kõik osasid mitu korda üle vaadanud. Seal ei ole ainult karateed, aga seal on hästi palju siukest draamat ja armastust ja et see ei ole niisama, et kogu aeg seal kaklevad. Mulle meeldib MacGyveri sari näiteks, see klassikaline, mis on 90ndate alguses, 80ndate lõpus tehtud. Ja minule meeldib ka aga MacGyver, et lapsepõlves vaatasin seda sama sarja ja samuti mulle meeldib 90ndate Zorro seriaal, et need mul olen ka mitu korda üle vaadanud. Selle ma ostsin nüüd Skidrao kontserdil, kui nad esinesid Tallinnas Pirita kloostris. Nüüd siukene pump, selle ma ostsin ka omanast. Siin on siukene sall või pearätik. Ma olen kandsin teda ka Võtetel. Jeesus juhatab siin kiirteele ümber pea kandsin. Guns N' Rosesiid ma kuulan ka, siin on Guns N' Rosesi pätsiga tagi. Guns N' Rosesiid ma olen ka mingi 5 korda näinud Eestis, aga enne ma käisin Soomes neid kuulamas mingi 4 korda vähemalt. Ja siin on veel riideid, tegin veel punkilikumaks. Aga see oli seal kuskil all, et ma nagu väga ei mäleta, et sul see seljas oleks olnud. Sul oli midagi peal sellel. Aga siin ma vahepeal näitan, siin on veel üks Cobra Kai fännisärk. Ja. Okay. Selle ema kinkis mulle sünnipäevaks. Aga sellega sa saad minna Kullile ja teha Soome turistidele tuuri seal? Siin on nüüd selline nahkvest. Ta oli nahktagi, aga ma lõikasin varrukad ära. Et kuna mul oli tagisid niigi palju, siis ma tahtsin nahkvesti endale. Siin on nüüd nahkpüksid. Nüüd on vägagi päevi näinud, et ja siin on mul nüüd sellised glam-püksid, aga need mulle enam jalga ei lähe, sest õllekõht tuli ette. Ja kuna ma Guns N' Rosesiid väga kuulan, siis ma ostsin sellise punase pintsaku, kes on näinud Don't Cry muusikavideot, siis Axl Rose kannab ka punast pintsakut.
ja siin on jälle glamuurset särki. Enamus mu riided pärinevad humanatest ja kasukatest. Kuule, see pintsak on kuidagi nagu tuttav, et kus sa siukse asja said? Selle ma ostsin Soomest, läksin Mötley Crüe kontserdile. Ema tuli saatjaks, ta tahtis ka poodides käia niimoodi, siis seal jäi silma Mötley Crüe bassimees Nicky Six kandis ka triibulist. Ja sellega ma olen fotomodelliks olnud, Tartus on Maaris Savik, temale ma olin Glam Rockeri fotomodell, mul olid triibulised püksid, see jakk, siis oli Leopardi värvi peapael ja siis ta tegi meigi mulle, nii nagu Glam Rockeritele kohane oli, soengu tegi kõrge. See on jah siuke huvitav leid, mille ma leidsin Humana Vintage butiigist, et ma millalgi läksin mööda minnes sealt mööda, see on nagu niimoodi, et isegi nööbid ei ole näha, et seal on mingi mitu kihti, et seda üldse nagu nööpida, aga ma läksin lihtsalt poodi, mõtlesin pulli pärast, et kuna ma lähen mööda, et võib-olla ma leian midagi, ma ei oodanud, et ma leian midagi sealt. Räägi nüüd nendest ostest, palun. Need on lihtsalt kraekaunistused, mille saab juurde panna, et neid saab Black Hati poest eraldi osta. Sellistele särkidele nad sobivad. Ma ei tea, kas nad mingile muule särgile ka sobivad, aga äkki ma proovin seda millalgi. No sest tegelikult, kui kraed vaadata, siis sellel on ka krae otsad olemas. Siia saaks ka panna, kui hästi tahta. Naistele kindlasti meeldiks näha sellist asja, kus on roosid peal. Sellega ma olin ka nüüd õiglus 2 võtetel, kus ma mängisin gangsterit. Ja siis ma võtetel Ahto või siis Toomas Aarja tappis ära mind ja ma kukkusin kogu aeg ja siis ei olnud küll plaanis, aga näete, läks katki siit. Ja mingi 5 korda pidin kukkuma surnuna maha ja siis nad läksid katki. Seda ma jäingi mõtlema, et vahepeal mul oli õigluse võttel oli tunne, nagu oleks Lille Peenar tee ääres, aga sina vedelesid seal siis. Ja just mina olen see Lille Peenar siis. Ja nüüd näete, siin on see sall ja seda ma kandsin ka nüüd nõiad otse põrgust filmis. See mõte algas nagu sellest, et ma tellisin ise saapad e-poest ja need ei sobinud mulle. Et ma enda numbri järgi tellisin ja siis mul endal on 48 jalg ja siis Olel on 40, mis sul on? Minul on 45 jalg ja siis mõtlesin pulli pärast, et et ma võtan kaasa, et läksin just Ole sünnipäevale, et minul nad seisid kasutult, et ma olin mitmele sõbrale enne pakkunud ja proovinud, et ei läinud. Ühele olid suured, teisele olid ka suured ja siis mõtlesin, et okei, proovime Olele, et kui sulle sobivad, et siis ma annan need sulle. Ja siis proovisime ja sobisid nagu, aga see on küll huvitav, et nagu 48 on märgitud, saabas sobib 45-sele jalale. Nagu, ja et praegu on nad täiesti parajad mulle, et ei ütleks küll, et on 48 mõeldud. Eelmistele ma olen pannud kannused peale, aga kannused lõhuvad ära, need saabad lihtsalt. Ja siis on juhtunud vastupidi, et kannused on ise katki läinud. Et sellepärast ma Juhani saabastele ma pole pannud kannuseid peale. Vennaga olime hästi väikesed, siis me olime kuskil, emal oli sõbrannad on soomlased, siis me olime rannas kuskil ja koos nende soomlastega ja siis soomlastel olid lapsed kaasa ja siis kahjuks mul ei tule meelde, mis värk oli, aga me vennaga ütlesime, et viskame selle peale nüüd kulli või kirja. Aga meie muidugi ei teadnud, mida see kull soome keeles tähendab ja siis me kogu aeg ütlesime, viskame nüüd jälle kull ja kirja, siis lapsed hakkasid naarma ja siis aga ema kuulis seda ja siis ta tuli siis seletas, et meile kõigepealt minule ja vennale, et mida see kull tähendab ja et siis seletas siis soomelastele ka, et mida see eesti keeles tähendab, et me midagi roppu tegelikult ei mõelnud sellega. Et selline lugu oli.